Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Uus planeet iga päev. See on Aruküla kosmoseprogramm. Tere! Taas kord teie ees iganädalane Aruküla kosmoseprogrammi podcast. Ning täna siin on jällegi peale saate plaanis ka palju muud põnevat. Lisaks saatele. Näiteks mina plaanin minna õhtul vaatama tähti. Aga see selleks eraeluks. Oma isikliku teleskoobiga või siin kasutate meie observatooriumi riistvara? Mul oli plaanis kasutada oma isiklikke silmi. Aga liigume edasi jällegi. Tere, meil on siin M. Koppel või N. Koppel on stuudios. Tere, N. Kuidas käsi käib? No, eks ta siin põhiliselt teeb väntamisliigutusi, kuna teleskoopi on vaja pidevalt korrigeerida ja nagu ühtlasi ka kalibreerida, et ega siin ei ole nalja asi, et kui sa kuskil miljonite valgusaastate kaugusel oled välja timminud asukoha, et siis ikkagi see on ikkagi millimeetrite mäng juba. No ütleme niimoodi, et need liikumised on lihtsalt nii suured, et teleskoopi tuleb nagu pidevalt korrigeerida, et üldse suudaks nagu ühte objekti. Ning muidugi maakera iseenda pöörlemine samuti ju tegelikult raskendab seda kõike. Raskendab seda protsessi. Et nagu ma aru saan, siis ikkagi selline tavaline keskmine teadlane peab, kui ta tahab mingit tähte või taevaga jälgida, siis ta ikkagi peab maa pöörlemisega kogu aeg arvestama, et ta saaks korrigeerida oma sihtpunkti. No, tahtsin teada, et kui tihe selline protsess on? No põhimõtteliselt kogu aeg, aga me oleme sellise programmi siin välja töötanud, mis arvutab ise nagu täpselt, mis suunda ta ennast peab korrigeerima ja see on praegu toimunud niimoodi, et vaatad sisse ja kogu aeg on planeet täpselt keskel. Okei, seda on tore teada, et teadus on arenenud nii kaugele. Just lugesin hiljuti meie vana seda meilivestlust ning tulen tagasi ikkagi Aruküla kosmoseprogrammi poolt antud uusaasta lubadusele viia esimene eestlane kosmoses olevale välis-Eesti planeedile. Tahtsin küsida, et kuidas selline protsess edeneb, juba ütleme veerand aastat on möödas, kas on ka võetud ette mingid tõsisemad samme selle korraldamiseks? Aga võtame siis kõne kohal viibivale spetsialistile. Nii, kutsub praegu. Halloo? Tere, kas härra see Niil? Jaa, tere. Kes see räägib? No, eks me tülitame siit Aruküla kosmoseprogrammist. Tere rahvas ja tere. Kuidas teil seal stuudios on? No, me oleme väga põnevil, et kui kaugel siis esimene Eesti rakett on. Et kui ma seal isiklikult viimane kord koha peal viibisin, siis olin tunnistajaks, et raketi põhiosa oli juba valmis tahutud. Jaa, et selles mõttes, et meil on raketi põhiosa on juba valmis tahutud ja nüüd järgmine samm ongi nagu selle projekti juures, kus me tahame saata mingisel hetkel kõik eestlased, alustuseks proovime ühega, aga nagu lõpuks saadame kõik eestlased nagu teisele planeedile elama, sest et nagu me oleme enda ressurssid ju siin ära kasutanud ja aeg on edasi kolida, et see rakett on kohe hakkab valmis saama ja me saamegi teha esimese eestlasega seda proovi. Ja nagu ma aru saan, et siis eestlane on plaanis saata ikkagi teisele kosmoses viibimale Eesti planeedile. Absoluutselt. Et nagu me just. Et kas sa oled juba ka välja valinud, millisele me siin esimeses episoodis käsitlesime seda Kriegeri planeeti ja siis olid ka siin mingid teised, et kas te ka juba teate, millisele planeedile see eestlane on sunnitud minema? Siin on lausa variante praegust. Mina soovitaksin kindlasti minna Kriegeri planeedile, et olles ise nagu selline raskema muusikasõber. Aga rääkides sellest raskest muusikast, ma siin eile õhtul avastasin ühe selline huvitava planeedi, kus mängis ka selline nagu päris selline heavy mussi taolist asja nagu, et olles ise ka hinges ikkagi rockar, suuname oma audioteleskoobi sinna poole.
Aruküla kosmoseprogramm. Aga meil on pooleli ju kõne endiselt korrespondendiga raketitehasest, et Eesti kosmoseraketi valmimise juures olev siis härra Senil. Ja kuuldel olen, jah. Mul oleks ja kindlasti kõikidel kuulajatel oleks väga huvitav natukene lähemalt seda raketti siis tundma õppida, et nagu kõik siin võib-olla ei ole kursis, et see raketi põhiosa, mis on juba valmis tahutud, ei olegi teps mitte see, mis inimesed siis tulevikus 16 miljoni valgusaasta kaugusele viib, et sealt eraldub üks vägagi eriline sektsioon, et kas äkki kirjeldaksite seda sektsiooni lähemalt? Ja, et see tagumine osa, mis on välja tahutud, et see ei ole teps mitte ainukene, et see ei ole tõesti see asi, mis viib need eestlased selle 16 miljoni valgusaasta kaugusele, et sealt tegelikult eraldub, ma vaatasin, alguses ma ise mõtlesin ka, mida see mulle meenutab. See meenutab mulle tegelikult kõige rohkem telki. See on nagu 6 inimese telk, mis eraldub sellest raketist ja see telk on loomulikult ta muidugi küsite, et kuidas saab telgiga kosmoses olla, telk on lihtsalt tehtud kosmosekindlast materjalist ja siis põhimõtteliselt sellega peaks olema nagu täiesti nagu mõeldav, et me nagu teeme selle asja nagu ära. Et ega siin isegi arvaks, et selline telk peab olema ikkagi vägagi tugeva materjaliga, et ega see ei ole mingi naljaasi seal kosmoses ju meteoriidid ja igasugused kivid lendavad ringi, et väga ohtlik värk. Aga mul tekkis küsimus, et milline on üks hea kosmosekindel materjal, millega, mis teeb selle materjali kosmosekindlaks? Eks ikka selles mõttes nagu aastatepikkused katsed ja ikkagi teadus. Et arvutame ja katsetame, veel kord arvutame ja katsetame. Nii see käib. Isegi päris väga suur osa nagu meie neid telki on seal praegu orbiidil katsetamisel just nimelt pikemateks kosmosereisideks. Jah, et neid ikka meil jagub ja selles mõttes, et aga aeg on näidanud, et kõik, mis me teeme, on lihtsalt puhas nagu läbilöök, et aga tegemist ei ole ka nagu ju otseses mõttes nagu tühja telgiga, et seal sees on ju ka minu informatsiooni järgi ka auto, millega koha peal hakatakse siis ringi liikuma ja inimestega toit, kes siis selle sektsiooniga sinna avakosmosesse lähevad. Tõesõna jah, selles mõttes, kui me oleme selle telgiga siis maandunud sinna planeedile, siis me pakime lahti sealt auto, millega me sõidame kuskile, selles mõttes nagu eemal natukene, paneme püsti lipu. Lähimasse punkti. Paneme püsti lipu, Eesti lipu ja siis hakkame nagu sisse elama. Fantastiline. Et kui me siin on juba hästi palju juttu olnud sellest katsetamisest ja arvutamisest, siis ma usun, et kindlasti on seda autot, kes nagu maa peal testitud, et tahtsin küsida, et kui kiiresti võtab 0-100? Natukene see talvel nagu tõmbab aeglasemaks kui meil siin, aga muidu on üldiselt sama nagu. Talvel on teine gravitatsioon. Aga mis see kiirus ikkagi, tahaks seda konkreetset numbrit, et ärge ajage seda ümmargust juttu nagu, et ikkagi räägime faktidest, meil on siin ikkagi faktisaade, et mis number? See on, ma täpselt nüüd peast ei tea, aga see on täiesti standard Tesla, mis on siin meil maa pealgi kasutusel, ega seal mingeid muudatusi ei tehta. Ja see mahub sinna sellesse telki ära, nagu usume mitte. Ja selle Tesla me võtamegi kosmoses, sest see on juba seal. Aruküla kosmoseprogramm. Tundub, et vahepeal ongi meile siia raadiosse saadetud lugu planeedilt, kuhu on teel esimesed õnnelikud Eesti astronaudid koos telgi ning selle sees olevat Teslaga. Et looga tahetakse tervitada kõiki Eesti astronaute, ka neid, kes sinna planeedile ilmselt ei jõua nüüd lähiajal, aga hea suht alguseks. Paneme peale, mul on näpp juba valmis.
kosmos, teadus, faktid, arvutused, tõestused. Uus planeet iga päev. See on Aruküla kosmoseprogramm.